Nii, tere, minu nimi on Marek ja ma näitan teile, kuidas kodustes tingimustes saab lõbusalt aega veeta ja trenni teha sellisel ajal, kui me ei saa tantsusaali või spordisaali sisse ja üldse korterist väljagi ka ei tasuks välja tulla. Selleks meil läheb vaja natukene värvilist teipi. Meil on siin must teip, seda oli vähe, sellepärast siin on ainult 3 ruutu, aga neid ruutusid saab teha rohkem, saad panna neid kõrvale, saad teha sellise pikema redeli, joonistada siia põrandale. Ja siis mis nendega annab teha? Saab näiteks proovida selliseid harjutusi, kus saad astuda ainult ruudu sisse või ruudust välja, ehk siis joontele ei astu. Ja näiteks niimoodi hüppata. Veel saab teha nii, et näiteks siin on need jooned, et nende joontega saab kõndida ja teha mingisuguseid asju. Siis meil on nurgad, mida me saame kasutada. Muidugi, kui natukene rohkem tahet tugevamat trenni teha, siis ei pea ainult jalgadega seda kõike tegema, vaid saab kasutada ka käsi. Ja nii edasi. Ja muidugi see on tore selline ettevõtmine, mis meeldib kindlasti lastele ja ma kaasaks siia oma pereliikmeid, kui nad julgevad välja tulla sealt. Tulge. Ja kõik need ülesanded, need on sellised, et võib ka ilma nendeta teha. Tegelikult selle asja mõte on selles, et me tajume paremini ruumi meie ümber ja kuna kodus on palju mööblit ja igast asja ja kõik korterid ei ole väga suured, siis see natukene paneb sind mõtlema ja tantsima ja liikuma ühte kohta. Aga paneme muusikat ja proovime, mis meil sellest välja tuleb. Seal on teine trenn, diivani trenn, jah? Oho! Johto! Right, chick.
Давай. Ты вернулся? Ты будешь? Давай, что-нибудь вот эти сами. Я могу ногая. Давай, пошел. No, umbes niimoodi jah, siin saab igasuguseid veel asju välja mõelda. Mida rohkem neid, ruute tuleb, seda põnevamalt saab asja teha. Ja jääge terveks ja istuge kodus ja tantsige. Ehk siis tantsi kodus. Tšau.